Ma ei tea, kuidas see audio on, aga ma pakin jälle. Ma vahetan pere. Guys, kuna täna on viimane päev Montevideos, siis ma otsustasin vlogida. Ma magasin täna öösel 5 tundi. Kell on 7. Märkasin ülesse. Mingi 5:50. Aga ma lähen nüüd pessu. Kell on 8, mingi 20 ja me lähme kohe mu väikese venna jalgpallimängule. Pesin vahepeal juuksed ära ja kirjutasin Insta-postituse. Põhimõtteliselt lähme koju tagasi, mäng sai läbi, ma arvan, et nad võitsid. Ja siis mul on vaid viimased asjad veel pakkida. Natukene crazy. Põhimõtteliselt ma pakkisin just oma kohta ära. Pidin kasutama tüdruku meetodit, ehk siis ma pidin sinna peale istuma, et see kinni läheks. As nagu kott on ka. Kott on ka pakitud. Kisu on siin. Ja varsti on minek. Isegi ei tea kuhu, me peame minema raha välja võtma ja me lähme Starbucksi. Läheme Starbucksi ja raha välja võtma, sest et ma ei tea, kas mu uues kodus külas on masinad, kust raha välja võtta. Starbucksi. Ei taha neid näidata, aga Kareni sai vanilla kohv almond milkiga. Mulje. Kutid on aeg lahkuda kohe, kui mu hostems tagasi tuleb koeraga õuest. Crazy. Asu, need on Eesti magnetid seal. Me oleme Dresskuses siis. Põhimõtteliselt, as you can see, ma olen tagasi oma toas. Ma ei vahetagi pere, see oli lihtsalt prank. Okei, naljaks. Ega ma vahetan küll pere. Aga meile öeldi, et me peame olema seal Dresskuses kell 2, et osta mulle pilet bussile, mis läheb 2:30 ehk 14:30. Me jõudsime sinna. Me ei leidnud seda kohta ülesse, kus me minema peame. Me oleme nagu natuke lost. Jõudsime sinna ja siis me oleme nagu sooviks piletit sellele bussile, vaata. Ja siis see naine oli mingi, see buss on täis. Ma olin nagu girly, what? Nagu ma kardan üksinda bussidega sõita. Nagu Eestis ma vältisin neid. Siin ma väldin neid, olen nagu neid üritanud vältida nii palju kui võimalik. Ja nüüd sa ütled mulle, et see buss, millega ma sõitma pidin, on täis. Kirjutasime kiiresti mu uuele hostemsile, et kas see on okei. Mu uus buss lahkub Montevideost kell 18:30 ja jõuab kohale 20:30. Ja ta ütles, et see on fine. Ja siis tuleb välja, et ma pean ütlema sellele bussijuhile, et nagu sooviksin maha minna nagu seal uues kohas, on ju. Hispaania keeles. Ma tulin Solutionile, ma näitan talle kirja, et nagu hi, I'm an exchange student, don't speak Spanish. Can you please, I need to get off in this place. Kas sa palun meid nagu öelda mulle, mille ma välja lähen? Ja ma loodan, et bussijuht on nagu jaa, ta aitab mind, sellepärast, et kui ma sõidan kogemata mööda, siis buss läheb edasi minu stopist. Mul on ainult 2 tundi sõita ja ma olen nüüd tagasi siin. Ma olen natuke saanud rahuneda, sest et enne seda, kui me läksime sinna bussijaama, ma olin nii närvis miskipärast. Sest et see on mingisugune fear, hirm, mis on nagu see on nagu valid, aga nagu samas see on nagu mida sa kardad bussidega sõita. Proovime 2,5 tunni pärast uuesti. Põhimõtteliselt lähme varsti tagasi bussijaama. Mu host Emps sõidab juba tagasi haigast. Loodan, et ma seekord saan bussi peal. Ma loodan, et ma saan õigest peatusest maha. Oleme uuesti teel part 2, et minna bussiga uue pere juurde. Actually bussis. Ma ei arvanud, et see show nii raske tuleb, sest hakkasin nagu nutma, nad kõik nutavad ja ma saab nagu nutta. Aga ma olen bussis.
esimene täispikk päev uue pere juures. Siin on nii vaikne, nii harjumatu. Õhtul me läksime jäätist sööma ja ma nägin tähti taevas. Täna me käisime mingisuguse jõe ääres. Nüüd me oleme pargis. Ta läks vetsu praegu. Tundub päris tore pere olevat. Ma ei viitsi püsti tulla, aga ma olen olnud uue pere juures üle 2 nädala. Siin on nii tore. Mulle nii meeldib uus pere. Ma ei räägi põhjalikumalt, miks ma vahetasin, sest et see on natukene isiklik ja ma ei taha, et terve maailm seda tehaks. Aga ma tahtsin clarify teda. Mu vana hosttemps ei olnud haiglas, ta üks pereliige oli meil haiglas. Ma sain õige bussiga kohale. Mu vana hosttemps rääkis bussijuhiga ja kõik on hästi. Tšauki!